On tulemas igas energiavaldkonnas seadusemuudatusi, maagaasiseadus, kaugkütteseadus, elektrituruseadus, aga on tulemas täiesti uus seadus, energiamajanduse korralduse seadus, mis on energiasäästu reguleeriv akt, täiesti uus seadus. Ja see võib-olla annab Eestis tõuke energiateenuste turu arengule, ma väga loodan seda, sest et selle seadusega tekivad väga paljudel ettevõtjatel uued kohustused, mida seni pole olnud energiaauditite läbiviimiseks eelkõige, ja Eestis see ettevõtjate ring, kes selliseid teenuseid pakuvad, on seni väga-väga kitsas ja seal on näha, et turunõudlus kindlasti sellise teenuse järele tekib nagu energiateenused. Tekiks sisuline diskussioon võrguteenuste turu liberaliseerimiseks, ütleks siis nii, et seal minu meelest turg on täna valmis selleks, et mingisugused muutused võiks tekkida. Et täna me oleme olukorras, kus meil võrguettevõtlus on hästi piiratud, aga ma arvan, et on aeg juba minna edasi ja lubada tarbijatel, energiatarbijatel ka endil luua uusi energialahendusi, kus siis nagu tootmine ja energia edastamine oleks kombineeritud ja sellele turule võiksid astuda nii kogukondlikud niisugused algatused, mis on energiaühistude teema, eks ole, et teeme naabrimehega koos midagi, aga kindlasti kinnisvaraarendused, ma näeksin ehitajatele ka peaks see huvi pakkuma just ligi nullenergiahoonete nõuete kontekstis. Tehnotööstuspargid, mis tahes niisugused suuremad tootjad, kes soovivad oma energiakulusid kokku hoida ja luua ise säästlikumaid lahendusi. Ja täna nad põrkuvad selle regulatsiooni piiratusele, et siin oleks kindlasti aeg nagu muuta midagi. See elavdaks kindlasti turgu, annaks uutele tegijatele võimalusi, kes tahavad teha midagi innovaatiliselt ja ma arvan, sellest võidaks kogu ettevõtluskeskkond, sest see võimaldaks mingisuguseid kulude kokkuhoidu ja tõstaks konkurentsivõimet.